surmavad audio helistamine sõltub teadlastest. Ja keegi neile selle eest aitäh ei ütle. Täiendavad piirangud on vajalikud. Sina oled just saanud. Vaktsineerimine päästab maailma. Reaalsest muutub. Tervitus, Eesti rahvas. Tere ja head uut aastat! Ja minu poolt ka, et mul oli isegi see värviline koonuse, kui oli mütsike oli peas ja tead, ja jõule tähista või seda aastavahetust tähistasin. Aasta on uus, aga nagu näha, siis ei ole me ikka veel surmavast audist võitu saanud. Tõid on, aasta on uus, aga ka tüved on uued ja ise olen saanud ju alles hiljuti kätte oma 3. tõhustusdoosi, kuid sellegipoolest see uus tüvi leidis mind ka ülesse. Et olin vahepeal natuke haige, kuidas teiega lood on? Oota, kui sa oled natuke haige, siis said selle nagu tõendamiseks ka ikkagi tõendi lisaks oma sellele tõhustusdoosi tõendile, et sa oled haige. Eriti kehtiv tõend. Läbipõdemistõendi, ma mõtlen. Läbipõdemistõendi ja mul on võimalik see genereerida enda digiloos, aga ei näe põhjust. Ei näe põhjust tõesti, kuna sest see uue määrusega siis nüüd ju ikkagi see süstimistõend kehtib ju 9 kuud. Tervelt. Tervelt 9 kuud. Ja see läbipõdemine on 6, et vaatame, et... Aga kas siis ei ole nagu sul eriti tugev kaitse surmava taudi vastu, et... Topeltgarantii. Jah, et mingisugune selline kuldne tõend võiks olla selle ja saad staategist tasuta pesu või midagi. Jah, kabanossi. Ei, kahjuks nii ei ole jah, et ei ole meie need peremsid sinna veel nii välja mõelnud asju. Ma ise olen küll veits kade, et sul see teine tõend on ka ikkagi võimalik luua, et ma ise lihtsalt ei ole haigeks jäänud, et lihtsalt on nii hästi toimiv minu see immuunsüsteem tänu siis eelmistele doosidele. Aga... Peale vaktsiini ikka olid ju 2 nädalat halvatud. Ikkagi see ei loe. See oli ajutine. Aga no mida ma mõtlen on lihtsalt see, et see taudi olukord on endale juba nii armsaks saanud, kuna on tekkinud juba ka enda lemmikmaskid ja kuna see tõendi näitamine on ikkagi kujunenud nii tavapäraseks protsessiks, siis lihtsalt mulle meeldib idee sellest, et lähed ühte kohta näidad ühte tõendit ja lähed teise kohta näidad teist tõendit, sest sul lihtsalt on nagu neid erinevaid tõendeid, mida näidata, kuna sa ikkagi eeskõik põlenud. Saad nagu uhkeldada natukene. Jah, näidata oma siis tõendi kollektsiooni. Ja kui palju sa ikkagi hoolid teistest? Mõnikogu marke, sa saad näidata jah, kui palju sa hoolid teistest. Aga meie üks kolleeg teadane Lutsar on siis õnneks vallandatud, et hakkas siin rääkima, et omikroni ei peagi nagu eriti kartma, et mis sa sellest tead, et... Ei no, mina tean seda, et ta oli väsinud ja täpselt õigel hetkel väsis, sest mina ju jäin haigeks peale siis seda tõhustusdoosi just selle sama... See on normaalne. Selle sama taudi, mis iganes või omikrone. Et parem on, et kui ta on natuke tagaplaanil, et ta on lihtsalt väsinud praegu. Kuigi ta ise seda võib-olla ei arva, aga no minu terakas ilm peab ära. Eas ka ikka. Kas ta läks üldse pensionile või ta lihtsalt ei käi hetkel tööl? Ma ei kuule teda enam lihtsalt. Lihtsalt ei kuule teda? Ei no me selles mõttes nagu hängime taga ikka koos, sest me oleme ikkagi pällid, aga... Muidugi, sõbrad, Lutsar on mul hea sõber. Aga ma ei tea, minu arust nagu ütleme nii, et see väsimuse märki hakkas välja tulema siis, kui ta hakkas juba rääkima selle, et see on tavaline nohu ja hakkas alahindama teiega, jah. Midagi ta ütles veel kunagi, aga see mul ei tule praegu meelde. No minu arust ikkagi üks neist asjadest, mis ta varem ütles, oli see, et ta ise kardab, et inimesed annavad liiga kergesti oma vabaduse käest ära. No see läks nüüd küll nagu tal nagu rusikas silmaauku see lause, et sellest on ju ka meil täpselt kuldne näide sealt Kalamajas toimunud selle Memm Cafe näidena. Mis seal toimus siis täpsemalt? No ma saan aru, et seal alguses tahtsid minna kohvikut pidada, kus siis ei küsitud neid tõendeid. Häbiväärne. Et võis näidata, aga lihtsalt mehed ise ei küsinud ja siis muidugi teaduslikust aspektist on see ju suur probleem. Kui on üks koht, kus saavad ikkagi need eitajad koos käia, siis neid tekib ju aina juurde. Tõsi ta on, jah? Jah, paljunevad lihtsalt. Saavad seal oma saia ja mõte eitavad. Et siis igal juhul saadeti sinna algul siis
meie korda hoidvad kodanikud, politseinikud siis korda looma, kuid sellele ei reageeritud. Siis oleti uuesti. Ja siis me kõigepealt soovitasime, et prooviks algust trahvidega, hiiglaslikega. Ja see ka ei mõjunud ja siis lihtsalt saatsime 11 bussitäit mente peale ja tüüp lihtsalt nagu kohe põhimõtteliselt andis alla. Mingi paari päevaga. Paari päevaga, et mingid inimesed kogunesid sinna, aga meie see ikkagi... Eriüksuse siin. Meie eriüksuse see väed olid seal ikkagi väga suurte numbritega esindatud. Arreteeriti isegi üks vana proua ka. Nojah, see on päris ilmutav küll, kuidas oma vabaduse käest ära antakse, aga kas seal veel ei olnud, et kas seda kohta valvati hiljem? Valvati küll, jah. Et see ei saaks inimest koguda? Sinna ju Tervisamet ju pani turvafirma peale 4 meest. Ta peab seda teenuse kinni maksma. Jaa. 2 kuu peal oli see arve oli miski 71 000 midagi. Oota, need samad mehed, keda valvati, nemad peavad maksma selle kinni, et neid valvati. Jah. Muidugi, loogiline ju. Jah, et Tervisamet saatis siis turvafirma, keda need mehed ei tahtnud, aga nad peavad selle ikka kinni maksma. Kiire arvutus see teeb siis 1200 eurot päev umbes, et hea palgaga on, et oleks isegi motiveeritud seal. No, Seisma jah, teadusnõukogudest me saame ju 1000 euri kuus lisaks oma põhitööle. Seal oleks see nagu päeva teema. See kolle tundub, et on kõrvaldatud praeguse hetkeks ja eitamiskolle. No jah, ninamees on pikali löödud sisuliselt ja eks siin kohtuvaidlused tulevad, aga sellega me pärast kohtunikud on niikuinii meie poolt selles mõttes, et kas sa saad alati öelda kohtunikule kohe, oot, mis sa siis tahad öelda, et kõik teadlased valetavad või? Kui nad meie seisukohast peaks kahtlema, sest meie oleme ju teadlased. Nii ta on, jah. Ja ma arvan, et see on väga tugev argument, et me oleme teadlased. Põhimõtteliselt me võime kõiki käsutada. Sest me lihtsalt teame, kuidas asjad on ja ühtlasi ka me teame, kuidas alistada Omikroni tüvi siis, mis juba ühel hetkel siin möllas Tartus ja nüüd möllab Tallinnas ja tegelikult juba terves maailmas ja inimesed ei ole veel siiamaani 3. süstegi ära teinud ja vahepeal mul on täpselt siuke tunne, et see ei olegi võimalik. Tahavad juba 4. Seda ei ole võimalik. Iisraelis on juba tehakse 4. süsti jah, et neil on seal mingi teine tüvi võib-olla, et ma ei tea ja ma arvan ka, et nagu kui kaua peab veel ootama nagu seda, et põhimõtteliselt võiks iga päev nagu oli ju küll jutt, et ainult 2 aastat. Aga niimoodi ei saa me küll sellise tempoga kuskile. Ei saa, jah. No Hispaania gripp oli igal ju seljatatud ju ajaloost me näeme 2 aastaga. Meil on 2 aastat täis juba siin seda jampsi, et ja ei paista lõppu tulevat. Ei tea jah, aga loodame, et ikkagi suur osa inimestest saab ikkagi täielikult vaktsineeritud siis sellel aastal vähemalt, et mis siis tähendab seda, et nende organismis on kogu veri on asendunud üks vaktsiiniga. Kas sa siis valid olla puhtatõuline AstraZenegal või proovid nagu segada neid omavahel, see on su enda valik ja perearst võib ka tegelikult sulle nõu anda, kuidas segada neid vaktsiine. No mina isiklikult ikkagi olen praegu saanud kõik siis erinevad tootjad. Kaseeritud vaktsiin. Sa oled kõik erinevad proovinud? Ma olen kõik erinevad proovinud ja no see Eesti orto meil on puudu, aga see meie see programmi oma koostöös ortoga. Koostöös ortoga, jah. Aga no orto on ikkagi põhiliselt pööranud tähelepanu sellele pakendamisele ja selle süstla enda valmistamisele nagu või meie poolt on siis geneetiliselt muundatud embrüonaalsed igasugused kehaosad. No igal juhul võibki kokku tõmmata selle saate siin ja vaadates kurvalt aknast välja, et kui me ikkagi rohkem selle kliimateemale suudaksime tähelepanu pöörata, siis see talv oleks midagi teistsugust kui praegu.
see praegune ei ole kindlalt õige. ei no jaa, praegu ongi see lihtsalt, me oleme keskendunud puhtalt ainult taudile siin kõik kogu selle aja, et sel aastal. kliima, jah, see ja ka eelnevalt. keegi meile sellest aitäh ei ütle. aga lihtsalt sel aastal võiks ka ju siis lisaks taudile ära lahendada selle kliima asja. nagu seada eesmärgiks või siuksest goaliks või väravaks või kuidas öelda. inimestel jah, kohustusi sellega seoses rohkem proovida välja genereerida. no nagu me ka oleme varem rääkinud, näiteks õues maski kandmine, äkki see filtreerib seda juba hetkel mingi määral ja seda saastut ära. jah, tegelikult juba esimeses saates sai see välja pakutud see. mida ikka veel ei ole ametlikult ära tehtud. nii et ei ole nüüd midagi, et valitsus kuulab kõike, mis me ütleme. peame neile ikka meelde tuletama mõned korrad mõnda asja. kohtumiseni siis vaktsineerimiskioskis. mujal ei näe. kui taud just ära ei võta või just lambist ootamatult mööda ei lähe, siis kuulete ilmselt meie nõu varsti jälle. mul on tekkinud hirm mitte niivõrd selle vaktsineerimise pärast, kuivõrd mul on tekkinud hirm aeg-ajalt, et kui kergelt antakse tegelikult oma kätte võidetud vabadused käest ära. ja sellepärast on mul tekkinud hirm, et kui palju inimesed tahavad, et kontrollitagu meid veel, pandagu meid veel lukku.